No esiteks kommentaarid avavad laiemat tausta paragrahvidest, et kui me vaatame paragrahvidele otsa, siis paraku paragrahvid on abstraktsed ja üldised ja see tähendus nende paragrahvide taga jääb sageli varju ja seetõttu nagu kõik juura kommentaarid, nii ka RHS kommenteeritud väljaanne üritab keskenduda sellele, et mis on tähendus nende paragrahvide taga. Ehk riigihangete õigus kohaldub sarnaselt haiglatele ja kohalikele omavalitsustele, et selles mõttes hankelepingu eseme järgi ei pea seda õigust õnneks diferentseerima. Ehk seetõttu ma arvaks, et nii riigi sihtasutustele, igasugustele haiglatele kui kohalikele omavalitsustele võiks see raamat pakkuda samasugust huvi. Aga kui konkreetselt mõelda, et mida võiks näiteks üks haigla otsida sellest raamatust, siis võib-olla teda huvitab, et kuidas osta ravimeid, mis on kaitstud patendiga olukorras, kus ju riigihangete seadus ühelt poolt ütleb, et patendi ja kaubamärgi nimetamine tehnilises kirjelduses on keelatud ja samas konkureeriv säte ütleb, et sul on siiski võimalik osta väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses tooteid, kui sul on siis ainuõigustega seotud põhjus. Võib-olla võiks haiglat näiteks huvitada see, et kellel täpselt peab olema verekomponentide tootmise luba, et kas see peab olema pakkujal endal või võib ka piisata, kui see luba on tema alltöövõtjal. Sarnaselt näiteks haiglale teenust pakkuval pakkujal võiks olla huvi lugeda, et kelle vahenditele, kelle kogemusele ta võiks saada tugineda, kui ta haiglahangetes osaleb. Et samamoodi näiteks võiks ju huvitada hankijat, kas ta võiks fikseerida ära maksimaalse hinna olukorras, kus tavaliselt ju riigihangetes toimub hinnakonkurents, aga näiteks tervishoiusektoris väga paljud tervishoiuteenused ja ravimite piirhinnad on riigi poolt ette antud. Et me oleme sellesse raamatusse üritanud väga palju panna ka neid nii-öelda kuulsaid probleeme, mis selle vahepealse ajaga alates 2019 aastast on siis Eesti riigihanke õiguses esile kerkinud ja mille üle on vaieldud ka võib-olla laiemas meedias. Et näiteks küsimus sellest, et kas olukorras, kus on kiire, et osta COVID-i teste või vaktsiine või mingisuguseid isikukaitsevahendeid, et kas sellises olukorras kiireloomulises kriisis ma pean võtma konkureerivaid pakkumusi või ma võin teha välja kuulutamiseta menetluse ja minna ühe kindla ettevõtja juurde, sest ma tean, et ta suudab mulle kiiresti need näiteks testid hankida. Me teame, et selle kohta oli palju meediakära, haridusminister pidi tagasi astuma, alustati kriminaalmenetlust ja põhimõtteliselt see vaidlus oli ju selle üle, et kas tegelikult selline erimenetlus eeldab konkurentsi loomist või mitte. Et niisuguste naasuguste küsimuste üle see raamat diskuteerib ja üritab vastuseid anda. Kui ma mõtlen näiteks KOV-i peale, kes seda raamatut loeb, et siis kohalik omavalitsus sageli teeb heakorra tööde hankeid, teede ja tänavate hoolduse hankeid. Ja teda võiks näiteks huvitada, et mida ta peab tehnilises kirjelduses kirja panema, et kas ära riisutavate lehtede kogus, kas ära veetava lume kogus, kas täide, mida löökaukudesse panna, et kas selliseid arvandmeid peab näiteks hankija tehnilises kirjelduses ettevõtjal ette andma, et pakku teaks, et kuidas oma pakkumust hinnastada või on ka pakkujatel mingisugune selline mõistlik standard, mida nad peavad järgima ise seda kuidagi ära prognoosima. Et samuti võiks kohalik omavalitsust huvitada näiteks sisetehingu küsimused, et kas on võimalik näiteks olukord, kus kohalik omavalitsus annab kaugkütteteenuse pakkumise õiguse üle oma osaühingule, mis kuulub täielikult talle. Et see on eelmise aasta Riigikohtu lahend ja Riigikohus on selles kaasuses põhjalikult analüüsinud, mida tähendab see müstiline kontrollikriteerium sisetehingute puhul ja et mida see tähendab, et sa saad ilma hanketa, eks ole, oma OÜ-le anda mingeid teenuse pakkumisi üle
olukorras, kus sa kontrollid seda osaühingut nagu oma osakonda. Et see on eelmise aasta lahend. Ehk siis me oleme üritanud kommentaaridesse kirja panna kõik selle, mis vahepeal on riigihanke õiguses toimunud ja olulist juhtunud.